Baltimaade vallutamist 12.–13. sajandil õigustasid sakslased vajadusega võidelda barbaarsuse vastu, teha paganatest kristlased. Ja paganad saavad kristlaseks ristimise läbi. Sellepärast on ristimine nii tähtsal kohal nii Henriku kroonikas kui ka Maideli piltides. Aga siin juures tuleb meeles pidada, et ristimine ei olnud sel ajal mitte ainult kiriklik toiming, mille läbi paganast sai kristlane, vaid see oli ka poliitiline liiduleping, see tähendas uute seaduste sisse toomist. See oli omamoodi akt, millega kogu senine elu tehti teistsuguseks. Ja omamoodi ka väga ilmalik toiming. Esimesed liivlased ristiti kohe pärast seda, kui Hamburgi Bremeni peapiiskop oli kohalikuks piiskopiks pühitsenud augustiinlase Meinhardi, tehes talle ülesandeks tuua Liivimaa kristlike maade hulka. Huvitav on Maideli nägemus esimesest Liivimaale ehitatud gootilike ehisdetailidega puukirikust. Kunstniku arvates oli üks külakirikul altariruum, kus toimub ristimine, sellega seotud käärkamber, mille uksest siseneb noor munk ning koguduse ruum, kus tunglevad uudishimulikud ja ärevil liivlased. Ehkki liivlaste ristiusustamine kulges visalt, rõhutab Maidel igati sakslaste heatahtlikkust. Ta kujutab selgelt kahe osapoole erinevat suhtumist ristimissakramenti. Ühed tegutsevad rahulikult ja väärikalt, teiste kehahoiakud ja näoilmed väljendavad mõistmatust ja hirmu. Piiskop Meinhard valab peoga vett pähe ristimisnõus sakramenti vastuvõtvale liivlasele. Teine vaimulik julgustab vanemat liivlast oma hõimukaaslase eeskuju järgima. Meinharti abistavad vahaküünalt ja kuivatusrätti hoidvad lapsed, kes nagu Maidel kroonikat tsiteerides kirjutas, olid poisikestena sakslastele kaasa antud. Nendest said tõlgid ja uued vahemehed kahe kultuuri vahel. Teise munga selja taga trügivad liivlased, kes alles ootavad oma järge. Ristimist vaatavad pealt missioonitöö toetajad, 3 saksa kaupmeest. Teine ristimistseen kujutab 1227. aastal toimunud viimaste Eesti paganate saarlaste ristimist. Sakramenti ei viida läbi kirikus, vaid Valjala linnuse õuel. Seda, et Saaremaa viimase paganliku kantsi vallutamine oli raske ja väga oluline, rõhutab linnuse kõrge kaitsetorn pildi keskteljel. Esiplaanil on jälle pühitsetud veega täidetud suur puutünn. Aga erinevalt liivlaste ristimist kujutavast pildist näitab kunstnik siin, et Saaremaa paganad enam ristimist ei karda. Nende hoiakus on rahu, leebust ja alandlikkust. Pildi saateks on kunstnik kirjutanud: saarlased, nood valjalased, kes varem olid olnud kõrkuse lapsed, said nüüd kuulekuse lasteks. Kes enne oli olnud tõeline hunt, tollest sai nüüd lambadall. Endisest kristlaste tagakiusajast sai nüüd vend Kristuses ja ta võttis vastu rahu. Ta ei keeldunud ka pantvange andmast, vaid palus usklikuna ristimise õnnistust ega kohkunud sugugi, kui pidi maksma alatist andamit. Esimesena ristis Riia piiskop Albert saarlaste ülikute pojad. Seejärel jätkasid teised vaimulikud, ülejäänud meeste, samuti naiste ja laste ristimist. Korraga ristitakse pildil 2-3 inimest. Piiskopid loevad ristimisvette astunutele sõnad peale ning abivaimulikud suruvad nad peadpidi vee alla.
Kuigi meeste ja naiste ühes veenõus ristimist on kujutatud igati sündsalt ja tünni astuv mees kannab niuderätti, osutab tünni ääres maas vedelev tekstiil võimalusele, et maidel ei välistanud päriselt ka alasti ristimist. Kunstnik on võtnud endale vabaduse kujutada valjale ristimist suvel, ehkki see sündmus leidis tegelikult aset talvel. Eraldi väärib tähelepanu Maideli pildi parempoolses alumises nurgas istuv naine, süles imik ja põlvede juures üks suurem poisike. Motiiv maas istuva neitsi Maarja, Jeesuslapse ja ristija Johannesega on justkui laenatud mõnelt kuulsalt renessansiaegselt kunstiteoselt. Võimalik, et kunstnik soovis neitsi Maarjat kujutades viidata Maarjamaale, Baltimaade ristimisele neitsi Maarja nimel.